Jumala rahu sulle, hea sõber, ja head emadepäeva teile kõigile, kallid emad. Täna on meie rõõm mitmekordne. Eestimaal on emadepäev ja kirik on taas avatud üle hulga aja, kell 10 ja kell 12. Tänu Jumalale selle eest. Tänu Jumalale me võime vaadata silmast silma, kohe koha peal, naeratada maski tagant ja see on äratuntav. Sõna ema on eestikeelses piiblis esimese Moosese raamatust kuni piibli viimase ilmutuse raamatuni kuskil üle 300 korra. See on väga kaunis, et Eesti Vabariigis on nüüd emade panuse esile tõstmiseks ka emadepäev, riigipüha. Riigi omavalitsusasutused heiskavad riigilipud. Lapsed peavad kas üksi või isade abiga emasid meeles. Mul oli täna hommikul selline suur värin hinges. Ma ei saanud noorema tütrega kokku leppida, kuidas me emadepäeva meie peres tähistame. Laura tuli Tartust koju emadepäevaks ja ta oli eile väljas. Ja mõtlesin, kuidas meil see emadepäeva tähistamine käib. Aga kui ma nägin, Laura tuli, hoidis käte peal oma tehtud kaunist, marjadega kaunistud torti, kuhu oli kirjutatud parim ema. Siis mu süda heldis, nii tänulik, et laps võib midagi nii kaunist teha. Jumal õnnistagu Laura emat, Signet ja õnnistagu teid kõiki iga teemat. Üks juudi vanasõna ütleb, ema mõistab ka seda, mida laps ei ütle. Osunduse lõpp. Valisin täna piiblist, raamatute raamatust esile tõstmiseks 3 ema, keda piibel suure auga on ümbritsenud. Ja siis veel ühe hindamatu minu jaoks kõige väärtuslikuma emaisiku, minu kalli ema Ingridi. Nii et 4 emast kuuleme täna. Nendel suurtel emafiguuridel, Saaral, Hannal ja Maarjal oli anda nii palju kordumatut kogu inimkonnale, kõigile rahvastele. Aga minu ema Ingridil oli nii palju hindamatut anda mulle ja mu 3 aastat nooremale õele Üllele, kellest on nüüdseks saanud hinnatud lastekirjanik ja tõsiusklik Jumala laps. Esimene piibli ema, kelle on välja valisin, on Saara. Väimehel, Veljo kaptenil on vanem tütar, samanimeline, Saara. Saarat, viljatut ja lastetut ema, iseloomustab kõige enam tema ootamine. Tavaliselt tõstetakse esile ikka Abrahami ja tema usku, kes uskus üle lootuse lootuses. Rooma kirja 4. peatükist loeme Abrahami ülivõimsast usust. Rooma 4, salmid 18-21. Abraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks selle ütluse järgi. Nõnda peab olema sinu sugu. Ta ei läinud usus nõdraks, pannes tähele oma elatunud ligi 100 aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda. Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. Kuid Saara ootas koos uskliku Abrahamiga. Saarast öeldakse 1. Moosese 11.30, aga Saarai oli viljatu. Temal ei olnud last.
See kurvastas neid mõlemat, nii Abrahami kui Saarat. Tavaliselt räägitakse jutlustes ikka Abrahamist ja tema usust, aga tegelikult ootas ime sündimist, imelise poeglapse Iisaku sündi ka Saara. Ja võib ette kujutleda, mida nende südamed pidid pikkade aastakümnete jooksul läbi elama, kus ta ikka ootas ja ootas. Kuningate vahelises sõjas, kui Abraham päästab oma vennapoja Loti ja tema Soodoma varanduse toob tagasi, saab Abram nägemuses sõna Issandalt, 1. Moosese 15.1. Pärast neid lugusid tuli Abramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: ära karda, Abram, mina olen sulle kilbiks, sinu tasu on väga suur. Aga Abram ütles: Issand Jumal, mida sa mulle saad anda? Ma ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Eliezer Damaskusest. Selle peale viib Jumal ta tema kojast välja, kus avaneb lõputu taevakaart, Iisraeli taevas. Ta viib tema kojast välja ja ütleb, ta viis ta õue ja ütles: vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale: nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta uskus Issandat ja see arvati temale õiguseks. Abram ja Saara ootasid selle tõotuse täitumist 15 pikka aastat ja siis veel 10 aastat, enne kui tõotus läks täide ja Saara sai käima peale ning sünnitas Iisaki. Kuidas ma tahan julgustada kõiki ootavaid emasid, kes pikka aega on soovinud last saada, pikka aega on soovinud viljastuda, aga edutult. Ootuse aeg on väga raske ja kurnav periood. Kuid tuleb oodata ka siis, kui kõik ümberringi on õnnelikud ja edukad, vanemad oma lastega. Ainus asi, mida sina selles olukorras teha saad, on oodata. Nõnda, nagu tegi seda kord Abrahami naine Saara. Me teame, et Saara läks ka kärsituks. Ja selle kärsituse tõttu on nüüd templimäel rahutused Jeruusalemmas. Aga Jumal hakkas sellel vaatamata oma plaani teoks tegema ja Abrahamile ja Saarale last andma, mille peal oli tõotus. 1. Mooses 21, loeme 7 salmi 1-7. Ja Issand hoolitses Saara eest, nõnda nagu ta oli lubanud. Issand toimis Saaraga nõnda, nagu ta oli öelnud. Saara jäi lapse ootele. Kas sa tahad öelda halleluuja? Sest põhjust on tänada selle eest. Ja tõi Abrahamile poja ilmale ta vanas eas, määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud. Ja Abraham pani oma pojale, kes temale sündis, kelle Saara temale ilmale tõi, Iisak nimeks. Ja Abraham lõikas ümber oma poja Iisaki, kui see 8-päevane oli, nõnda nagu Jumal teda oli käskinud. Ja Abraham oli 100 aastat vana, kui ta poeg Iisak temale sündis. Ja Saara ütles: Jumal pani mind naerma. Igaüks, kes sellest kuuleb, naerab mind. Ja ta ütles: kes oleks võinud Abrahamile kuulutada, et Saara imetab veel lapsi? Ometi tõin ma temale poja ilmale ta vanas eas. Au Jumalale. Teine kaunis piibli kujund emast on Hanna. Kui emast, kes oli ustav ja pidas Jumalale antud tõotust. Hanna oli abielus mehega, kes teda väga armastas. Samas oli
nende ühises perekonnas veel üks teine naine, kes oli ka abielus Hanna abikaasaga ja kes sai lapsi. Loeme 1. Saamueli salmid, see on 1. peatükk, 4, 5 ja 6. Perekonnas on ahastav olukord. Ohverdamispäeval andis Elkana, see on siis Hanna mees, oma naisele Penniinale ja kõigile ta poegadele ja tütardele ohvrilihatükke. Aga Hannale andis ta ühe nähtava osa, sest ta armastas Hannat, kuigi issand oli sulgenud tema lapsekoja. Ja teine naine, Penniina, solvas teda ka väga, et ta tunneks ennast alandatuna, sellepärast, et issand oli sulgenud ta lapsekoja. 1. Saamueli 1, salmid 7 ja 8. Me loeme veel seda masendavat olukorda Hanna elus. Et ta nuttis ja isegi söönud midagi. Ja nõnda sündis aastast aastas iga kord, kui ta läks üles issanda kotta, solvas Penniina teda nõnda, et ta nuttis ega söönud. Siis küsis temalt ta mees Elkana, Hanna, miks sa nutad? Ja miks sa ei söö? Miks su süda on kurb? Kas ma pole sulle parem kui 10 poega? Mille peale Hanna läheb ja palvetab nõnda, et tema palvet kuuldakse taevas. Ja ta annab Jumalale tõotuse, mida ta peab elu lõpuni. Loeme edasi Saamueli raamatust. Ükskord pärast söömist ja joomist Siilos, kui preester Eeli istus istmel issanda templi uksesamba juures, tõusis Hanna üles. Ja olles hinges kibestunud, palvetas ta issanda poole ja nuttis väga. Ja ta andis tõotuse ning ütles, vägede issand, kui sa tõesti vaatad oma teenija viletsusele ja mõtled minule ega unusta oma teenijad, vaid annad oma teenijale meessoost järglase, siis ma annan tema issandale kogu ta eluajaks ja habemenuga ei puuduta ta pead. Ja kui ta nõnda issanda ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud, sest Hanna kõneles südames. Üksnes ta huuled liikusid ja ta häält ei olnud kuulda. Aga Eeli arvas, et ta oli joobnud. Ja Eeli ütles temale, kui kaua sa tahad olla joobnud, lase enesest vein haihtuda. Aga Hanna vastas ning ütles, ei, mu isand, ma olen vaimult rõhutud naine. Veini ega vägijooki ei ole ma joonud, vaid ma olen oma hinge issanda ees välja valanud. Ära pea oma teenijad kõlvatuks naiseks, sellepärast, et ma nii kaua kõnelesin oma suurtest soovidest ja meelekibedusest. Ja Eeli vastas ning ütles, mine rahuga, küll Iisraeli Jumal täidab su palve, mida sa temalt palusid. Ja tema ütles, leidku su teenija armu su silmis. Siis läks naine oma teed ja sõi ja ta nägu ei olnud enam kurb. Loeme veel 1. Saamueli 1:20. Ja Hanna jäi lapse ootele ning pärast päevade möödumist tõi ta ilmale poja ja pani temale nimeks Saamuel, sest ma palusin teda issandalt, ütles Hanna. Kui paljud teist on Jumalale midagi tõotanud? Mõned on. Kui paljud seda tõotust on ka pidanud? Mõni käsi on. Koguja tark Saalomon ütleb oma 5. peatükis salmides 3 ja 4. Kui sa annad Jumalale tõotuse, siis ära viivita seda täitmast, sest albid ei ole temale meelepärased. Täida, mida tõotad. Parem on, et sa ei tõota, kui et sa tõotad ega täida. Kui paljud teist on oma lapsi või iseennast tõotanud Jumalale anda või midagi anda, ometi elu keerdkäikudes on lubadus jäänud täitmata. Kui paljud on lubanud maksta Jumalale 10 kõiges, jätnud
seda siiski tegemata. Ka neid on. Ma ei palu kätt tõsta. Suur tõde on see, et Jumal saab oma raha ikkagi kätte, vaatamata sinule. Hanna on väga kaunis eeskuju emast, kes Jumalale antud tõotust ka pidas. Ta oleks võinud Samuelist kinni hoida, minu esimene poeg. Aga ta ei teinud seda. Karta võis, et see on ainuke poeg, kuigi me teame, et ei olnud. Ja ta tegi täpselt nõnda, nagu ta Jumalale oli tõotanud. Me loeme Hanna Jumalale antud tõotuse kinnipidamisest. 1. Samueli 1, salmid 21-28. Kui siis mees Elkana ja kogu ta pere läks Issandale ohverdama iga-aastast ohvrit ja oma tõotust, Hanna ei läinud, sest ta ütles oma mehele, alles siis, kui poeg on võõrutatud, viin ma tema, et ta võiks ilmuda Issanda palge ette ja jääda sinna igavesti. Ja ta mees Elkana ütles temale, et tee, nagu su silmis hea on. Jää koju, kuni sa tema oled võõrutanud. Issand, ainult kinnitagu oma sõna. Ja naine jäi koju ning imetas oma poega, kuni ta tema võõrutas. Ja ta viis tema enesega üles, kui ta tema oli võõrutanud koos 3 härjavärsi, poole vaka jahu ja kruusi veiniga. Ta viis tema Issanda kotta Siilosse, kuigi poiss oli alles nooruke. Ja nad täpsid härjavärsi ja tõid poisi Eeli juurde. Ja Hanna ütles, mu isand, nii tõesti, kui sa elad, mu isand, olen mina see naine, kes seisis siin su juures Issandat paludes. Selle poisi pärast ma palusin ja Issand andis mulle mu palve peale, mida ma temalt palusin. Seepärast annan minagi tema Issandale kõigiks oma elupäevadeks, olgu ta antud Issandale. Ja Samuel kummardas seal Issandat. Kui Hanna Jumalale antud tõotuse on täitnud, täidetakse teda sealsamas püha vaimuga, Jumala kiitusega. Ja Hanna kiituslaul on ära toodud ka kõigis piiblites üle kogu maailma. 1. Samueli 2, salmid 1-10. Ja Hanna palvetas ning ütles, mu süda rõõmutseb Issandas üleneb mu sarv kõrgele. Mu suu on laialt lahti mu vaenlaste vastu, sest ma olen rõõmus sinu abi pärast. Ükski pole nii püha kui Issand, sest ei ole muud kui sina, ükski pole kalju nagu meie Jumal. Ärge rääkige üha nii kõrgilt, ärgu tulgu ülbust teie suudest, sest Issand on kõik teadja Jumal ja tema uurib tegusid. Kangelaste ammud murtakse katki, aga komistajad vöötavad endid jõuga. Küllastunud kauplevad endid leiva eest, aga näljastel lõpeb nälg. Sigimatu sünnitab 7 last, aga lasterikas närbub. Issand surmab ja teeb elavaks. Viib alla hauda ja toob jälle üles. Issand teeb vaeseks ja teeb rikkaks. Tema alandab, aga ülendab ka. Tema tõstab tähtsusetu põrmust, tema ülendab viletsa tuha asemelt, pannes neid istuma õilsate juurde ja lastes neid pärida au järgi. Aga Issanda päralt on maatoed ja nende peale on ta seadnud maailma. Tema hoiab oma vagade jalgu, aga õelad peavad pimeduses vaikima, sest ükski ei saa võimust omast jõust. Issanda vastu riidlejad kohkuvad, taevast müristab kõige kõrgem. Issand mõistab kohut maailma äärtele, annab rammu oma kuningale ja ülendab oma võitu sarve. Hannast, lihtsast pereemast, saab usukangelane. Hanna on kangelane, kes täitis talle Jumala poolt antud tõotuse. Jumalale antud tõotuse. Ta andis noore Samueli Eelile üle. Me loeme 1. Samueli 2:26, aga poiss Samuel edenes kasvus ja meeldivuses nii hästi Jehova kui inimeste juures. Ja noor Samuel elas pühitsetud ja täielikult üle antud elu Issandale, oma Jumalale.
ning tema võiab Iisraelile nii nende esimese kuninga Sauli kui ka teise kuninga Taaveti. Ema muidugi hoolitseb ka Samueli riiete eest, teeb talle igal aastal uue preestrikuue. Imekaunid liigutavad hetked. Ja kolmandaks kauniks kujundiks valisin ma piiblist meie kõige armastud Jumalapoja, Jeesuse Kristuse ema Maarja, kes on õnnistatud kõigi naiste seas. Maarjat külastas Jumala peaingel Gabriel, kes ütles talle, Luuka 1, 31-33. Ja vaata, sa saad käima peale ning tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus. Tema saab suur olema ning teda peab hüütama kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab temale ta isa Taaveti aujärje ja ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning tema kuningriigil ei ole otsa. Luuka 1. peatükist loeme ka sellest, kuidas Maarja külastab oma sugulast Elisabetti Juuda mäestikus. Luuka 1, 41-42. Ja sündis, kui Elisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Elisabet sai täis püha vaimu ja hüüdis suure häälega, õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on su ihuvili. Maarja uskus, et Jumal täidab oma tõotuse. Ta uskus seda Petlemmas ja uskus terve elu. Maarja sünnitab Jumala poja, issanda Jeesuse, jääb tema juurde kuni oma poja ristisurmani Golgata mäel. Väga kauni loo loeme me Golgatalt, kuidas kaunis lugu Jeesusest ja tema emast, kuidas isegi ristiagoonias reppudes Jeesus hoolitseb oma ema eest. Me loeme Johannes 19, salmid 26-27. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrid, keda ta armastas, siis ta ütles emale, naine, vaata su poeg. Seejärel ütles ta oma jüngrile, vaata, see on su ema. Ja sel samal tunnil võttis jünger ta enda juurde. Jeesus hoolib oma emast ja ta asutab aruka hoolekande teenuse, mis on eeskujuks kogu maailmale. Jeesuse ema ei jää valla ega ühiskonna ülalpeetavaks, hooldatavaks, vaid Jeesuse kõige armastatum jünger, Johannes, saab tema eest hoolekandjaks. Küll on kaunis, kui omaksed ise suudavad oma omaste eest hoolt kanda. Küll on hea, kui pere ise suudab pakkuda omastele kõige paremat võimalikku hooldust. Maarja poeg Jeesus ei jää hauda, vaid ta tõuseb 3. päeval surnuist üles ja näitab end elavana üle kogu Iisraeli. Tema annab igavese elu kõigile, kes temasse usuvad. Keegi on öelnud, mitte kellegi kink oma emale ei ole võrdne sellega, mida ta sulle on andnud, elu. Osunduse lõpp. Minu jutluse lõpuminutid kuuluvad minu kallile emale Ingridile. Tahan tuua tänu Jumalale tema eest. Mina, mu 3 aastat noorem õde Ülle, meil oli väga armas ema Ingrid. Meie lapsepõlves ei olnud ta veel Jumala oma. Keegi meist ei olnud. Ometi nii lõpmatult palju head oli emal meile pakkuda. Ta oli lahke. Kord, kui me seal Rakvere Muugas koolist koju jäime mingil põhjusel, tõenäoliselt olime haiged, olime leidnud väärtusliku musta saapaviksi purgi ja lastetoas oli parim koht kaunile kollasele tapeedile maalida monumentaaljooniseid. Ema üllatus oli piiritu, kui ta koju jõudis. Meil oli ema, kes õpetas meil marjul ja seenel käima. Ja need oskused on tänapäevani. Läbitud sai pikki distantse. Küll oli hea, kui oli mida talvel võtta purgist. Seenet marineeriti, marjad pandi purki.
Ema õpetas mind ka taskuraha teenima. Meie kodu juurde oli sovhoos, pikad vaod, kapsaid, kaalikaid maha pannud. Neid tuli ettevaatlikult kõbladega mullata ja hooldada, arvendada ja selle töö eest said lapsed ka raha. Sain selle raha eest osta omale oma esimese fotoaparaadi ja fotolaburi. Ostsin selle raha eest omale käekella ja margialbumi. Kogusin marke terve lapsepõlve. Ema usaldas mind ka, kui ma põhikoolis käisin teravakirvi ja saega talvel metsa, kus ma langetasin ja laasisin lepapuid. Üksteise järel raginaga nad läksid. Ja neid tuli selline suur lindtraktori koorem, mis tõi lepad otse meie kodu kuuriukse ette. Seal tuli nad veel saagida ja tükeldada. Ja ema usaldas ja armastas mind. Kui palju reise tegi ta minuga mu põdura tervise tõttu arstide juurde, polikliinikutesse, haiglatesse. Arsti küsitlustes sain ema antud vastustest teada, et meie pere oleks võinud suurem olla, kui ema seda oleks soovinud. Ei jõua ära rääkida, kui hästi ema oskas süüa teha ja millise armastusega ta meid toitis ja poputas. Vahest on mu oma abikaasa kadestanud, et keegi ei oska nii hästi teha süüa, kui sinu ema oskas. Väikeselt põllulapilt kogutud saadustest ja sealaudas kasvavast seast, mis talveks tünni soolvette pandi, sai pere söönuks terve talve. Kapsad riiviti ära, mina olin ka abiks ja sellestki sai terve talve. Ema oli meiega kõigis meie muredes ja rõõmudes. Vahest oli vaja mulle ka õpetust anda mingi pahateo eest ja kui väiksemana sai must kergesti jagu, siis suuremaks saades kutsus ema naabrimehe appi mind nüpeldama, et minust ikka inimene kasvaks. Kuna ema kasvatas meid ju õega kahekesi, üksi. Siis, kui ma suuremaks olin kasvanud, õppisin tegema suuremaid pahandusi. Olin sageli teadmata kadunud. Kord suures Nõukogude Liidus nii kadunud, et ema käis pildiga läbi keset südatalve kõik pikajuukseliste ja lõnguste kogunemiskohad Tallinnas, et minu kohta teavet saada. Olin sõitnud keset südatalve minema, keegi ei teadnud kuhu, kui olin just saanud 16-aastaseks. Möödus kuid enne, kui ma märkasin emale Armeeniast esimese lahtise postkaardi saata. Oi, kui palju rõõmu see emale valmistas. Ta poeg elab. Olen paljudes tema hallides juustes ise süüdlane. Ja mõtlen oma emale suure südamest tuleva tänutunde ja lugupidamisega. Minu ema elas 69-aastaseks ja sängitati 1999. aastal Pärnamäe kalmistule kodumaa mulda. Anname tänasel päeval au oma emadele, nende soojadele kätele, naeratustele ja pisaratele. Täname Jumalat nende eest, kes kinkisid meile elu, hariduse ja tööarmastuse. Palju õnnistust kõigile Eestimaa emadele. Olge hoitud, ikka lootusrikkad. Teie teol on tasu. Palvetame. Isa taevas, südames täname sind emade eest tänasel päeval. Täname kõigi vanaemade, vana-vanaemade, vana-vana-vanaemade. Täname sind, et sa oled loonud sellise institutsiooni
kui ema institutsiooni. Ema võib tuua lapse ilmale. Seda ei suuda isa. Aga isa võib olla seal juures ja olla õnnelik. Ma tahan tänada sind kõigi nende piibli kangelaste, piibli emade eest. Tahan tänada sind Saara, Hanna ja Maarja eest. Tahan tänada oma ema Ingrid eest. Tahan tänada sind iga ema eest, kes siin saalis on. Tahan paluda õnnista emasid tervise, elu ja usuga, et nende teol on tasu, et nende lapsed jõuavad kord sellele rannale, kus on 12 väravat. Iga värav ühest pärlist, kus on igavene hiilgus, kus on linn, mille küljepikkus on 2400 kilomeetrit üks külg ja teine külg ja ülesse poole viiv külg. Ja meil kõigil on seal Uues Jeruusalemmas kalliskivide alusele rajatud puhtast kullas linnas oma eluase, oma kodu. Seal on me usklikud emad. Ma palun, et me võiksime kõik õndsalt lahkuda ja kui keegi täna peaks tahtma uskuda, siis lase tal panna käed kokku ja öelda, issand, ka mina usun, võta mind vastu oma kuningriiki, anna mulle mu patud andeks, pane mu nimi kirja oma taevasesse raamatusse. Jeesuse püha nime, lepingu vere, tema surma, mahamatmise, ülestõusmise pärast. Aamen.